Tere, mina olen Gert ja täna tahan näidata teid sellise olulise otsusega, nagu seda on kohvimasina valimine. Millest esmalt tuleks alustada, oleks see, et tehke endale selgeks, millised on teie jaoks olulisemad kriteeriumid. Olgu selleks siis hind, kvaliteet, disain või mugavus. Ja just selle järgi tasubki valima hakata endale sobivat lahendust. Millega sealjuures tuleks kindlasti arvestada, on see, et kui palju ja milliseid jooke te plaanite hakata tarbima. Kas teile sobib ka masin, mis teeb ainult musta kohvi, või on teie jaoks väga oluline masin, mis valmistaks imehead piimamahtu. Üheks olulisemaks asjaks on kindlasti ka mugavus. Kas sa soovid, et sinu latte valmiks ühe nupuvajutusega või pead sa selleks lisaliigutusi tegema? On juhuseid, kus perre on soetatud kohvimasin ja seal on inimesi, kes võib-olla muidu pole üldse kohviga kokku puutunud. Aga kuna kohvi valmistamine on masinaga tehtud nii lihtsaks, et sa vajutad kõigest nuppu ja juba valmibki sulle imehea kohvi. Alguses võib-olla nad alustavad sellise mahedama lattega ja järjest niimoodi nad saavadki endale sellise kohvipisiku külge. Üheks asjaks on jookide valmistamise mugavus. Samas ei saa kindlasti unustada ka seadmete korrapäralist hooldust, sest vaid nii saate tagada, et teie kohv maitseks imehästi. Piimakohvi sõprade jaoks on kindlasti üheks tülikamaks tegevuseks piimasüsteemi puhastamine. Samas on uute seadmete puhul tehtud see väga lihtsaks. Üheks olulisemaks komponendiks hea kohvi puhul on vesi, kuna see moodustab 98% tassis olevast vedelikust. Selleks, et vesi oleks hea ja kohv tassi täis maitseks hästi, tuleks kasutada veefiltrit. Viimaseks, kuid mitte vähem oluliseks hooldusprotsessiks on kohvisüsteemi puhastus ja selle lihtsus. Ehk, kas sul on vaja masin selleks lahti võtta või piisab sellest, et masin annab sulle automaatselt märku, millal sa pead lihtsalt lisama lehtrisse puhastustableti ja automaatne puhastusprotsess algab. Ma olen puutunud kokku inimestega, kes on tulnud küsima, kas nad võivad oma seadmes kasutada teise brändi hooldustarvikuid. See aga näitab seda, et kas turul ei ole sobivaid hooldusvahendeid saada või puudub inimesel lihtsalt info, kust neid saada. Seega, minu isiklik soovitus oleks see, et kui sa lähed endale kohvimasinat valima, siis uuri ka seda, kas sellel on vastavad hooldustarvikud olemas, kas neid on saada erinevates kohtades ja miks mitte ka veebis või pead sa selleks eraldi kuhugi sõitma. Masina ost ei peaks olema kindlasti ühekordne teenus stiilis masin käes ja kena päeva jätku. Oluline on, et kui masinaga peaks midagi juhtuma, siis sa tead, kuhu sellega minna. Ehk teenusepakkujal oleks ka vastav järelhooldusvõrgustik. Oleks ju ka suurepärane, kui teenusepakkuja pakub sulle remondi ajaks asendusmasinat. Ja loomulikult pärast tööde teostamist peaks olema ka masinal hooldusgarantii. Kuna tänapäeval on väga oluline, et kohvimasin sobituks väga hästi sinu kööki või kontorisse, siis õnneks on paljud kohvimasinate tootjad pannud suurt rõhku sellele, et masin näeks iga nurga alt hea välja. Millele paljud inimesed võib-olla algselt ei mõtle, on see, kuhu masin asetatakse. Näitena, kui ma soetan endale masina, mille ma panen köögi tööpinnale, aga mul on vaja hiljem veepaak kätte saada, siis tulekski vaadata, kui lihtne on selle veepaagi eemaldamine. Kas ma pean selleks masinat liigutama või saan ma selle mugavalt käest kätte. Hind on küll oluline, aga korralik kohvimasin võib olla investeering 10 aastaks, ehk see on igal juhul soodsam, kui vahetada masinat iga paari aasta tagant. Korralike kohvimasinate hinnad sõltuvad palju mugavusest ja funktsioonide rohkusest. Kindlasti ära kiirusta. Minu isiklik soovitus on minna alati masinat koha peal vaatama ja katsuma. Kahvo Tallinna ja Tartu müügisaalis on kogu kaasaegne jura kohvimasinate väljapanek ja kõik masinad on töövalmis. Tule meile salongi!